pange ennast ekraanidega ka, et mulle ei meeldi nende nimede ja mustade ekraanidega kellegiga rääkida. Tahaks rääkida päris inimestega. Praegu ei ole kellelgi. Tere! Siis ma näen, kui keegi on ka nõutu näoga või tahab midagi küsida. Et olge head, pange omale ekraanide taha. Et nii kaua, kui te panete oma pilte, siis oma ekraane, siis tutvustan iseennast, et mina olen siis Tartu Ülikooli kliinikumi töötaja. Ametilt olen õde, töötan nahahaiguste kliinikus statsionaarses osakonnas ehk siis just haigla poole peal ja olen õppejõud ka Tartu Tervishoiukõrgkoolis, kus siis tutvustan ka otsapidi neid nahahaigusi. Ja tänane niisugune koolitus või vestlusring on siis ellu kutsutud, kuna inimeste käest on tulnud soov, et mis siis teha selliste nahaprobleemidega, mis suvel tekivad ja et tahaksid küsida neid teemasid. Ja selle jaoks, et saaksite ka ise materjali lugeda, kuna see 2,5 tundi on suht lühike. Kui te lähete siin, kellel siis üleval, kellel siis külje peal niisuguse kohta nagu chat, siis seal on teil olemas 2 faili. Et üks on siis niisugune esitlus, mis on seotud päikesega. Saate ise lugeda. Ja teine on siis meeldetuletus neile, kes juba on natukene nahaehituse ja nahaga tuttav ja sissejuhatav materjal siis nendele, kes ei ole tuttavad sellega. Et mis asi see nahk on, kuidas see nahk on esitatud, mis seal nahas toimub, mis asjad seda nahka mõjutavad ja selline info, niisugune lühine info on teile sinna välja toodud. Aga kas mitte kellelgi ei ole ekraani või? Peale Marika. Kõik on mustade ekraanidega. Ma ikka tahaks, et ma näeks ka teid. Ma näen nimesid, aga ma ei näe ühtegi inimest. Tahaksin teid hirmsasti näha. Ollu. Jana Kasel on ka olemas mikrofon, aga see näitab udukogu. Et tänane koolitus peaks meil olema niisuguste küsimuste ja vastuste voor, et teie küsite, mis teid huvitab, mida te tahate teada. Ja siis mina vastan neile. Nii palju meil rahvast on, ma näen, siin on 3, 6, 9, 10 tükki. Et inimesi ikka on. Et tahaks. Noh, Kaire kirjutas, et temal on telefonist. Okei, arusaadav. Et ta meid kuuleb, aga mikrofon tal ikka on, nii et ma loodan, et ta oma küsimused saab ära küsida, mida ta soovib. Nii, kas ma seda PDF-i siis neile näidata ei saa, jah? Marika. PDF-i ta ei luba üles laadida, ta ütleb, et ta toetab ainult PowerPointi slaide üles laadimisel. Seda ma küll ei teadnud. Sellest on kahju, sest mul on seal päris sellist huvitavat infot
nendele, kes ei ole varem nagu naha ja nahahaigustega kokku puutunud. Et võib-olla siis siukene küsimus, ma loodan, et mikrofonid teil töötavad, et ma alustan siis ise nende küsimustega. Et kui paljud teist on siis tuttavad sellega näiteks esimese asjaga, et mitu kihti on nahal ja mis seal nahakihtides toimub? Et kui paljudel on mingised eelteadmised sellest olemas, et võite mikrofonid sisse panna ja kohe julgelt öelge oma nimi ja kuidas teil sellega seis on. Et kui palju te olete sellega tuttav? Kaire vastab, et kooli ajal on ikka seda õpitud, aga sellist eriharidust selles osas küll ei oma. Ja kui kogu aeg kokkupuudet ei ole, siis ega siis lähevad need teadmised meelest ära ka. Okei. Ja kuskil mingisuguses mälusopis mingid arvestused on, aga jah, et ma usun, et kui seda lugeda või kuulata, et siis hakkab midagi meenuma. Et vaadake seal chatis, te saate endale vähemalt alla laadida need failid ja võib-olla ma teen hästi kiire siis sissejuhatuse ja olge hea, teie juba mõelge neid küsimusi, mis teid huvitavad, kas seal alates seal putukaammustusest kuni päikesepõletusteni välja, et olge head, et mõelge need küsimused juba valmis. Et ma väga palju ei süvene sellesse naha osasse, võib-olla nii palju, et meil on nahal 3 põhikihti. Need jagunevad veel omakorda ja nendes kihtides toimuvad erinevad siis protsessid, mis siis toetavad seda naha kasvu siis. Ja võib-olla mis meile kõige tähtsamad teadmised on siis see, et naha pindmises kihis siis toimub naha viimane tapp ehk naharakud juba meil surevad ja eemalduvad ja alt kasvavad meil järjest juurde uued naharakud. Et naha teises pealmises kihis on meil ka üks hästi siukene tähtis asi, mida meil vaja on. See toimeaine on melaniin, mille produtseerimist meil vaja on ja see annab meile nahale jume. Ja seda jume on meil vaja selle jaoks, et me saaks siis ilma suuremate nahakahjustusteta siis päikesevalguses olla. Teised siis hästi tähtsad asjad, mis meil nahas on lisaks sellele, et karvad kasvavad ja nii edasi, on siis 2 sellist ainet, mis asuvad naha keskmises kihis ehk kus siis naharakkude kasv, kõige rohkem uute naharakkude kasv toimub. See on elastiin ja kollageen. Ja need on sellised ained, mis annavad meile nahale siis niiskuse ja need on sellised ained, mis annavad nahale elastsuse. Elastsus tähendab seda, et ta venib. Et mida nooremad me oleme, seda vähem meil kortse on, mida vanemaks me saame, seda rohkem kortse tekib, sest nahk enam ei veni nii palju, läheb lõdvaks. Lisaks sellele kulub aja jooksul, nahk läheb õhukeseks, siis kaob ära sealt ka seest niiskus, nii et nahk meil läheb tihtipeale kuivaks, aga neid samaseid protsesse meil käivitavad ka erinevad nahaprobleemid. Nii haigused kui siis sellised mõjud nagu ilmastik, niiskus, vesi, kõik, mis meie ümber on. Nii et naharakkude kasvuks on meil päris palju vajalikke asju vaja. Seda teavad kõik, et naha sees on siis meil karvad, eks ole, et karvad on tegelikult sellised, nimetatakse nahaderivaatideks, samamoodi nagu küüsi, nii sõrmeküüsi kui varbaküüsi. Et need on üks osa meie nahast ja sealt nad välja kasvavad. Nahas on meil ka hästi palju närvirõpmeid, kes on siis meditsiinilise haridusega, need teavad, kus on sellised kõige valusamad kohad, seal on närvilõpmeid hästi palju ja kus on vähem valusamad kohad, siis seal on neid vähe. Näiteks sõrmeotsast, kui sealt vereproovi võetakse näiteks veresuhkrut või siis see on tunduvalt kibedam kui näiteks veinist võttes. Ja seal on ka lümfi ja veresooned, mis siis on vaja selle jaoks, et naharakud vajavad toitainet ja hapnikku. Nii et kui need ei tööta, siis kahjuks ka naharakud hakkavad surema.
et tegelikult nahas on hästi palju igasuguseid vajalikke asju meil ja meil on kindlasti nahal on raskude, see on 3. nahakiht meil ja see on meil siis ka selliseks energiadepooks, kaitseks kõikide organite, sest mida see nahk kõigepealt kaitsma peab, on meie siseorganid. Kui need oleks kõik paljastatud, siis oleks lisaks pisikutele, mis sinna sisse saavad, ka kõik traumad tunduvalt raskemad ja meie organid ei pea nendele vastu. Mida veel nahk lisaks hapnikule vajab, ütlesin toitaineid, kõige rohkem on vaja siis süsivesikuid, tegelikult on vaja ka aminohappeid, rasvu, erinevaid vitamiine, mineraalaineid, mikroelemente, nii et kõike seda, mis me sööme, seda kõike meil on vaja, et jõuaks toitaineid siis meil ka sinna naharakkudeni. Ja melanинist juba rääkisin. Ja mille jaoks meil nahka veel vaja on? Meil on nahal hästi palju erinevaid funktsioone. Tal on katte- ja kaitsefunktsioon. Natuke rääkisin, et kõik ei saaks organismi sisse, siis mis seal olema ei pea. Ja igasugused traumad, selle eest ta meid kaitseb nii mehaaniliste või keemiliste funktsioonide kaudu. Siis on nahal ka hingamisfunktsioon, mis on hästi tähtis väikestel beebidel. Nemad kasutavad päris suurt osa hingamise juures abiks veel naha hingamist. Täiskasvanutel see enam nii suur vajadus ei ole. Siis on meil eritusfunktsioon, kus meil viiakse naha kaudu välja jääkaineid. Et muidu tihtipeale paljud jääkained jääksid organismi peetuma ja tekitavad seal pahandust siis. Ja ainevahetusfunktsioon just see, et kus meil produteeritakse siis D-vitamiini ja selliseid vajalikke aineid, mida meil organismi funktsioneerimiseks vaja on. Ja see rahaalune raskude, nagu ma enne ütlesin, on selleks depooks, kuhu meil kõik varandus, mida me ära ei kasuta, kõik see energia pannakse tallele. Aga probleem on selles, et kui ta seda ära ei kasuta ja tallele pannakse, siis see koguneb meile keharasvadeks, aga kätte me enam seda ei saa sealt. Et selle jaoks on väga palju tööd vaja teha. Nälgida päris ei tohi, aga peab siis organismist kuidagi need ained kätte saama. Siis kindlasti on nahk meil selle jaoks, mis hoiab meid külma ja kuuma eest. Et me keeksime üle, kui me ei higistaks, kui me nahk ei avaks poore ja ei laseks organismil jahtuda, siis meil ei oleks mitte seespool külmkapp, vaid vastupidi, me oleksime nagu siis, kuidas ma ütlen, keedopott, mis seest keema läheb. Et kui meil on külm, meil poorid tõmmatakse kokku, veresooned ahenevad, mis on naha sees ja hoitakse sellega soojust. Kui on kuum, siis vastupidi tehakse seda. Et need on sellised põhifunktsioonid, mida nahk meil kannab, et niimoodi lühidalt öeldes. Mis siis veel on naha juures tähtis? Naha juures on tähtis see, et mis on naha peal on. Ja see mängib rolli meil igasuguste nahaprobleemide korral. Ehk nahk on meil kaetud mikroflooraga ja sinna alla kuuluvad kõik bakterid, seened, viirused, algloomad, kõik, mis on naha peal elavad. Enamasti see mikrofloora on meil igal inimesel enda oma. Mida lähedamad suhtes te kellegiga olete, seda rohkem on nad nagu segunenud. Et ühesõnaga perekonna raames on nad suhteliselt sarnased, aga igal inimesel on enda oma. Ja see on see kaitse, mis ei lase võõrastel siis mikroorganismidel, mis väljast poolt meiega kokku puutuvad, ei lase meil nahka kahjustada. Kui see mikrofloora saab kahjustatud, siis tekivad meil igasugused nahaprobleemid. Ja meil on siis 4 sihukest floorat naha peal, mis meid mõjutavad.
üks on see residentne, millest ma just rääkisin, igal ühel oma, see kaitseb meid, me elame sellega koos rahulikult. Kui see ära hävitada, siis tekivad meil probleemid. Teine on niisugune asi nagu transiitfloora. Need on need, mis korraks tulevad naha peale ja kohe lähevad ära. No see on nagu kaugsõidu autojuhid, eks ole, toomad oma kauba siia, ise lähevad ära, et nad ei jää siia elama. Nagu läbisõidul. Et korraks naha peale ja siis naha pealt maha. Ja tihtipeale nad ka nagu saadetakse välja, et neil ei ole viisat ja nad ei tohi siia kauaks jääda. Siis on rändfloora, need on niisugused ajutised residendid, see on, kes tulevad naha peale, nad elavad seal mingise aja ja siis nad lähevad ära. Või muutuvad normaalseks osaks meie mikrofloorast, kui me sellesse keskkonda pidevalt jääme. Noh, see on näide sellest, et kui tudengid tulevad ülikooli või kuskile kooli, sõidavad oma kodulinnast ära, eks ole, terve kooliaja nad elavad seal ja tihtipeale, kui nad kooli lõpetavad, siis nad lähevad kas uude kohta või sinna, kus nad oma kodu rajavad. Või noh, mõned jäävad ka pidama. Et need on siis sellised mikroorganismid. Jälle, kui nad ei tekita meile probleeme, pahandusi, ei hakka tekitama mingiseid kõrvalekaldeid, siis nendega saab ilusti rahulikult koos elada. Ja viimane on siis seente kolonisatsioon, et mükofloora, nendega me puutume ka kogu aeg igal pool keskkonnas kokku. Meil on ka naha peal pidevalt olemas seened, nii et kui keegi ütleb, et neil seenhaiguse on alati kellegi teise käest saanud, siis see alati ei ole tõsi. Et meil on nii pärmseeni pidevalt naha peal, kus on limaskestad ja meil on ka siis dermatofüüte, mis asuvad siis selles naha pindmises surnud kihis ja armastavad selliseid niiskeid kohti, nii et jalgade peal ja igal pool on teil tegelikult seened olemas. Kui nad ei hakka vohama, siis nad ei tekita ka probleeme. Seetõttu tuleb naha eest hästi hoolitseda. Mis siis meil seda nahka siis mõjutab, ongi see, kui me see mikrofloora saab häiritud. Ja sellel on hästi erinevaid põhjusi. Et põhjused on siis alates vanusest, kliimast, kust me elame, alates sellest, mis ravimeid me tarvitame, mis meil kaasuvad haigused on ja nii edasi. Põhimõtteliselt kõik, mis meie sees on ja mis meie ümber on, kõik see mõjutab meie naha mikrofloorat. Ja me tihtipeale peame naha haiguste korral süüvima päris palju inimese elutegevusse, millised harjumused tal on kõikidest asjadest alates. Ja kõik see jutt, mis ma praegu rääkisin, on teile rohkem lahti selgitatud selles failides, mis kaasas on. Ja seal on räägitud ka siis sellisest asjast, et mis need nahalööbelemendid on ja kuidas siis tehakse kindlaks, mis siis naha peal on, et milliseid asju tuleb jälgida ja mida teha. Ja ka seda, et kuidas siis kirjeldada seda naha peal nähtud. Et nahalööbelementidest kokkuvõtvalt on esmased ja teised nahalööbed. Esmased on need, kus tekib mingine haiguslik protsess millegi tagajärjel ja siis tuleb lööve ja teised on see, et kui see haiguslik protsess kas taandub, läheb ära, siis võivad jääda nahamuutused. Üks on armid, kõige lihtsam näide, eks ole. Et haav on, nahk on katki ja tekib arm. Arm on juba niisugune teisene lööbeelement, et kui seal ei oleks haava olnud, poleks armi tekkinud. Eks ole, haav peab olema ka sügav, et arm tekiks. Et samamoodi siis niisugused pigmendilaigud või siis teised nahalööbed on need, kus esimestele juurde, kuna inimene näiteks kratsib nahka, mis sügeleb, tekivad uued nööbeelemendid veel. Näiteks mädapõletik on väga tihti üks tüsistus. Ühesõnaga, kui tekivad tüsistused, siis on tegemist teisese nahalööbeelemendi. Ja tihtipeale võib
olla nii, et see teine varjab ära, et juba on tekkinud mädapõletik, aga ma ei teagi, milline see esimene lööve oli tegelikult, sest see on sinna alla ära peidetud nüüd. Et mida siis tehakse selle jaoks, et probleemi kindlaks teha? Siin on teile pikalt selgitatud, et kõigepealt võetakse inimese käest anamnees, kes on meditsiinis töötavad, need teavad. Ühesõnaga küsitletakse ja küsimusi on hästi palju. Et infot ja teinekord inimesed ka aru ei saa, et miks nii palju peab küsima ja uurima ja mis see siia üldse puutub aga kogu infot, kogu inimese tegevuse, lisaks sellele, mis naha peal tal kaevata on, ka kogu tema elu ja toitumine ja kaasuvad haigused ja nii edasi ja nii edasi. Kõik see tuleb üle küsitleda. Siis tuleb nahavaatlus, ja seda tehakse siis mitte ainult see kolle, kus on, vaid tegelikult vaadatakse kogu nahk üle. Et ei oleks ka teistes kehapiirkondades mingiseid muutusi, millele inimene võib-olla tähelepanu ei pööra. Et ta tuleb, ta ütleb, et tal on ühes kohas lööve, mingised nahamuutused, võib-olla sügeleb ka ja teda see häirib, punaseks läinud, aga tuleb välja, et tegelikult tal on seda probleemi alget juba ka mujal kohtades, lihtsalt see koht on kõige hullemaks läinud. Ja tehakse siis seda põhimõtteliselt pealajast jalatallani. Sest väga paljud haigused siis soodustavad ka seda, et teine haigus lööb välja. Siis kirjeldatakse seda löövet, et kus ta asub, milline ta katsudes tundub, kui suur ta on, milline ta välja näeb, kas seal on mingit turset või mis iganes, nii edasi ja nii edasi. Et seal isegi lõhnast kohe kuni sihukese muude igasuguste katsumistega, näiteks kuum või külm või nii edasi. Nii et seda kirjeldust on päris keeruline teha. Et kui naha peal on mingised muutused näha, mis ei ole nagu inimesele silmaga vaadates teise nahaga sarnased üle, mis selle piirkonna ümber on, siis ongi juba näha, et nahaga on midagi lahti. Ja kindlasti tuleb siis need lööbed ja naha olukord ja kõik asjad ilusti dokumenteerida, et kui see uuesti peaks korduma, et oleks näha, kas on sarnasusi või ei ole. Ja üks, mis kindlasti mõjutab, millele inimesed ei pööra tähelepanu, väga paljud nahahaigused viitavad sellele, et tegemist on hoopis mingise teise haigusega. Et võib-olla kõige rohkem, mida tavainimesed teavad, on see, et kui nahk läheb kollaseks, siis millega tavaliselt tegu on? Kas keegi oskab mulle öelda? Millele siis ütlevad inimesed, mis organ inimesel siis, mis organiga võib olla probleeme? Pange oma mikrofonid sisse, kui nahal tekib kollakas värvus. Millele see võib viidata, millisele organi probleemile? Isegi kui te ei ole meedikud, ma arvan, et teil tuleb väga paljudel kohe pähe üks mõte. Pange oma mikrofonid käima ja siis saate vastata mulle. Muidu ma räägin ainult üksinda. Kui keegi teine ei taha öelda, siis ma võin öelda, et tegemist on maksahaigustega. Et maksaprobleemidega. Samamoodi ka näiteks niisugune hallikas nahk võib viidata neeruprobleemidele ja nii edasi, et nahk annab hästi tihti probleemidest teada. Isegi hamba probleemide korral, see on üks küsimus kindlasti, mida nahaarstid näiteks küsivad, et kas hambumine on korras, sest isegi hammaste põletikud ja asjad võivad viia selleni, et nahk läheb käest ära, et nahka on raske hooldada. Et ühesõnaga kaasuvad haigused nahaprobleemide korral tuleb kõigepealt kaasuvad haigused kontrolli alla saada.
nii alates diabeetidest ehk suhkruhaigusest, et välja ravida me seda ei saa selgelt, eks ole, aga kui teda hoida kontrolli all, siis ka selle kahjustusi diabeedi tõttu, mis naha peal välja võivad lüüa, need lükkuvad kindlasti edasi või neid ei tekigi üldse. Et sellega peab olema suhteliselt hoolikas, et alates seal südame-veresoonkonna haigustest tõesti kuni diabeedini välja, et need kõik asjad mõjutavad nahka siis. Ja tihtipeale, kui me hakkame nahka ravima, siis tuleb välja, et tal on mingi teine probleem ja kui selle teise probleemiga hakatakse tegelema, siis kaovad ka need nahanähud ära. Samamoodi nagu teate, et näiteks teatud ravimite võtmisel võib siis kohe tekkida niisugune allergiline reaktsioon või tundlikkushäire ja kus see kõigepealt väljendub, väga tihti ta väljendub naha peal, et tekib nahale mingine lööve. Et see on üks niisugune näitaja ka, et näiteks inimene ei talu seda ravimit. Siis mis siin materjalis teile veel ära toodud on see, et kui te peate nüüd nahka kreemide ja ravimitega hooldama, siis millised on need aspektid, mida peate siis teadma, et millised need kreemid ja ravimid peaksid olema, kuidas neid kasutada. Eks ole, et alates ravimi säilitamisest kuni peale kandmine, sest tihtipeale on selline vanasõna isegi olemas, et mida rohkem, seda uhkem. Eks ole, rahaga võib see olla hea. Mul ei ole selle vastu midagi, aga kui on tegemist nahahooldusega, siis tegelikult on see, et minimaalselt, nii vähe kui võimalik, kõik, mis naha sisse imbub, see toimib, kõik, mis naha peale jääb, see läheb raisku. See on maha visatud raha, see on maha visatud ravim, sest see läheb ainult riiete sisse. Et väga vähestel juhtudel on vaja seda, et kus naha peale peab jätma ka niisuguse korraliku kreemikihi. See on sellistel raskematel haiguste korral, kus nagu kalasoomustõbi ja kui olete kuulnud ihtijoos selline haigus ja kus välimine kiht üldse vedelikku ei hoia ja on väga kuiv. Et siin materjalis on teil ka mõned pildid pandud, et milline on siis on niisugune, näeb välja niisugune normaalne nahk, mis nahaga juhtub, kui ei ole tal neil vajalikke aineid seal sees, alates rasvainetest kuni muude siduvate aineteni, isegi vesi, mis seal olema peab, eks ole, inimene suures osas koosneb veest, et mis siis selle nahaga juhtub. Ja üks väike peatükk, mida siin ka kirjeldatud on see, et kui me kasutame vett, siis üldiselt Eesti vesi on meil niisugune suhteliselt kare vesi. Ja peale vett meil ikkagi nahk kisub, siis see tähendab seda, et vesi kuivatab nahka. Siis niisugune meeles pea ka vee kasutamisel, et liigne agarus on ogarus, et liiga palju veeprotseduure igapäevaselt ei ole hea. Loomulikult me saame spaas käia ja me saame ujumas käia suveperioodidel ja nii edasi, et see ei ole probleem ja mitmeid kordi seal vees käia, aga tavaelus siis liigne naha pesemine võrdub selle naha liigse kuivatamisega. Ja kui teil on probleemne lahk, siis te peate veel järgima teatud reegleid. Et need on teile siin materjalis kõik ära toodud. Et see oli niisugune pisikene sissejuhatus sellest, et mis asi see nahk on, mis selle nahaga siis juhtub, miks me peame seda nahka hooldama, korras hoidma ja mõned nipid seal, kuidas seda siis teha, nagu see kreemitamise osa ja veeprotseduuride osa. Aga ma usun, et teil väga paljudel on nüüd omad küsimused hoopis nahaprobleemide kohta.
Ma siin korra segan, et ma äkki loen ette mõned chatis esitatud küsimused. Ja, väga hea. Hakkame sealt pihta. Et Jana on küsinud, et kuumal ajal nahahooldus niiskes kuumuses, füüsilise koormuse ja võib-olla liiga vähese vedelikuga. Kuidas välistada sise- ja välisparasiidi putukahammutuse päikesepõletus, mis võib põhjustada tugevat päevi kestvat nahaärritust, näiteks säärtel, mis paneb ennast verele kratsima. Okay. Kuidas seda nahahooldust siis tagada? Siin on nüüd nii palju erinevaid küsimusi. Siin on nagu 3-4 küsimust korraga. Nii, võtame kohe siis. Kes see oli meil, kes siis Jana? Jana küsis seda, jah. Kohe vaatan, kus siin see. Nii, võtan kohe ka selle Jana küsimuse lahti. Kuum ajal, niiske kuumus, pikk tööpäev, 10-13 tundi. Seda teavad ka praegu kõik teised inimesed, mitte ainult need, kes füüsilist tööd teevad, vaid ka haiglapersonal ja ka need kohad, kus ei ole väga head konditsioneeri nagu siseruumides, et kui ikkagi palavus on, siis tuleb niisugune higistamine ja kuumus, et tegelikult seal on mõned lahendused, aga need ei ole alati need, mida saab kasutada. Esimene asi, mis asi see higi on? See higi on meil tihtipeale seotud siis jääkainetega, mis tulevad siis meil sealt nahast välja. Nende jääkainetega tulevad meil kahjuks välja ka vedelik ja tulevad meil välja igasugused mineraalained, nagu soolad ja magneesiumid ja asjad, mida on samamoodi vaja nii meie nahale igas selles nahakihis. Ja sealt võivad tulla päris tõsised vaebused, seal võivad tulla alates lihaskrampidest, vähese vedeliku tarbimisel ka, kui veel vedeliku juurde ei tule, siis võivad ka tulla kõhukrambid, võivad tulla halvad enesetunded, peavalud ja kõik sellised asjad. Lahendus ongi seal, peab olema tagatud piisav vedelik. Ja teinekord ei ole hea see, kui me joome ainult kraanivett. Kraanivesi tagab küll vedelikku, aga ta neid mineraalaineid meile organismi ei too. See tähendab, et tegelikult mineraalvesi ja selle tarbimine oleks see, mida võiks kasutada. Et teil ei pruugi hakata sellel ajal, kui see 10-13 tundi on, teil ei pruugi tekitada neid vaevusi. Aga peale seda võivad need vaevused tekkida, sest organism on kõik ära kasutanud, mis tal on. Teil jääb nahk kuivale, siis hakkab see nahk sügelema. Need jääkained, kui nüüd seda higi maha ei pese, aeg-ajalt tuleks seda teha. Kui on tugev higistamine, siis peaks olema see võimalus, et ma saan vahepeal ennast ära loputada. Siis teil hakkab nahk kihelema ja kipitama, kuna need jääkained tegelikult hakkavad nahka kahjustama. Tekitavad sinna ärritust ja nii edasi. Mõnel inimesel tekib see ärritus kiiresti. Näiteks kõige tavalisemad kohad on kaenlaalused, kubemevolt, mis hakkavad punetama ja kipitama, sest ka need on sellised õhukesed kohad, kus kõige rohkem higistab. Siis kui on ülekaalulisus inimesel, siis tekib see kõhuvolti, tekib rindade alla, tekib selline kipitus ja punetus. Et see on juba nahakahjustus ja tekib tihti peale liigse higistamise peale, kui on liiga palav ja nii edasi. Mis seal aitab, on niiskelapiga puhtaks ja käterätiga kuivaks. Kui ei ole võimalust duši all ennast loputada ja siis kuivatada, siis oleks hea, kui oleks võimalus niiske rätiga, lapiga ära tõmmata. Kas või sobivad need hügieenitoiminguteks mõeldud nii beebide lapikesed kui täiskasvanutel on olemas. Võib ka käteräti veega märjaks teha ja tõmmata selle higi ära. Eriti kui teil on pidevalt kipub tekkima sellistesse piirkondadesse sellist punetust ja kipitust. Et vedeliku tarbimine
ja naha puhastamine oleks seal see tähtis osa. Sellel ajal, kui te higistate kõvasti, niikuinii kreemitada ei saa. See kreem kõik voolab maha. Siis tuleb see, et kui see higistamisperiood on läbi saanud, siis tuleb nahk puhastada, kuivatada ja siis panna kreemid peale. Sest see higi samamoodi, kui ta on ärritanud nahka, siis see kreem pärast me ju peseme maha, kuivatame ära, siis nahk jääb kuivaks. Et nii selle vee tõttu, siis ta on natuke ärritunud selle higi tõttu, et siis oleks hea, kui pärast seda saaks seda nahka rahustada. Ja rahustamiseks sobivad siukesed ilma säilitusaineteta, ilma lõhnaaineteta siukesed kreemid, olenevad nahatüübist, kas siis natukene rasvasemad või siis vähem rasvasemad. On siis siuksed vee baasil tehtavad, mis on vähe rasvased ja on rasva baasil tehtud, mis on rohkem rasvased. Kõik oleneb sellest, kas teie nahk on väga kuiv või ei ole väga kuiv. Nii. Et ma loodan, et siin sai vastus ära. Kui Jaanal on veel täpsustavaid küsimusi, siis ole hea, küsi. Võid ka mikrofoni kaudu küsida. Ma võtan siit Jaana juurest kohe järgmise küsimuse nüüd siit samast juurest, et kui välistatud on sise- ja välisparasiidid, putukahammustused, põletused. Okei, ma väga ei saa siit, küsimus on väga niisugune laialivalguv. Kas siin on mõeldud nüüd seda, et kas putukahammustuste korral on oht saada ka parasiidid? Kui te ei ole kuskil välismaal, kuskil eksootilises kohas, kus on võimalik sääskede käest malaaria saada, siis üldiselt putukahammustustest me sise- ja välisparasiite ei saa. On probleemid siis puugihammustustega, kus me võime mõne viiruse saada. On probleem see, et kui see putukahammustus tõesti sügeleb ja seda kratsitakse, siis ma tõmban naha katki. Aga kui on nahk katki ehk naha terviklikkus on rikutud, siis see tähendab seda, et väliskeskkonnast saavad sinna haava sellised mikroorganismid, mis võivad seal kindlasti põhjustada probleeme ja võivad sinna minna sisse ka parasiidid. Ja parasiidid enamasti inimestele saavad sisse siis, kui on tegemist selliste pinnaste ja asjadega, kus on siis loomade väljaheited ja nii edasi, mida ma silmaga ei näe. See on täiesti niisugune tavaline asi, et silmaga ma ju neid viiruseid, baktereid ja asju ei näe. Et katkisesse haava, katki kratsitud naha sisse võivad loomulikult parasiidid saada ja silmaga me neid näha ei saa. Siis putukahammustustest nii palju, et on inimesed, kellele see hammustus ei tekita väga ärritust, on inimesel, kellel tekitab, on ka erinevad putukad, kes tekitavad. Mis on putukate juures paha see, et ka sääskede korral ja niimoodi, et neil tihtipeale jätavad oma sekreete sinna naha peale. Teinekord on see sekreet selle jaoks, et nahk pehmeks teha, et ta saaks selle läbi naha hammustada, sest sääsed ju imevad meil ikkagi verd, eks ole. Et siis võib see nahaärritus tulla ja mõnel tekib niisugune turseline kubel. Tihtipeale tekib sinna kubla otsa niisugune, see kubel hakkab nagu vedelikku välja ajama, seda koevedelikku. Et see on jälle niisugune ärritus, organism üritab ennast ise, see nahk nagu puhastada kogu seda mustust ja siis see kahjustunud osa nagu välja ajada sealt naha seest, siis tekib niisugune vedelik, see tihtipeale kuivab ära, kui teda ei puutu, siis tekib niisugune nagu kollane vaik oleks seal otsas ja tihtipeale võib ka olla siis see, et see turseline koht, see kubel, mis sinna on tekkinud, see võib ka punetada. Ja siis, kui teda hakata kratsima, siis enam lõpetada ei suuda.
ja siis te tõmbate ta küüntega katki ja kui on katki tõmmatud, siis ta hakkab rohkem veel vedelikku välja ajama. Siis hakkab ka verd juba sealt tulema, mitte ainult koevedelikku. Siis on oht, et küüntega te viite sinna mustuse sisse. Siis võivad need mädanema minna. Et putukahammustuste juures võib-olla kõige tähtsam on see, et hoida neid puhtana, proovida neid mitte sügada. Ma tean, et see on väga raske, sest te märkate seda, et te sügate ja kratsite ja tõmbate neid koorikud ära alles siis, kui te olete juba selle ära teinud. See on niisugune suht mehaaniline tegevus, et mitte teadlikult teinekord lausa teete seda. Kui tahate sügelust leevendada, siis on erinevaid võtteid. Üks see, et läbi riide masseerite. Teine on see, et tegelikult jahekeskkond leevendab natuke putukahammustusi. See tähendab, et te võite ise minna jahedasse keskkonda, te võite kasutada jahedat, näiteks käterätte, panete natukeseks ajaks külmkappi jahtuma, teete külma veega märjaks ja panete selle koha peale. Siis loomulikult on võimalik kasutada neid erinevaid keele ja asju, aga te peate proovima, mis teile toimib, sest müügil on igasuguseid tooteid. Seal igasugused, et putukahammustuste leevendamiseks ja sügeluse leevendamiseks ja nii edasi. Need kõik ei toimi, need ei toimi kõigile. Ühele võib toimida, teisele ei toimi. Et te ennem ei tea seda, kui te seda proovite. Seal alates, mis on võib-olla kõige süütumad on aloe keel, eks ole, niisugused asjad, kus ei ole väga palju neid kemikaale ja asju sees. Et loomulikult võib igasuguseid asju kasutada ja neid koduseid vanarahva tarkusi, neid mina siin välja tuua ei tohi, et kui teil on keegi midagi soovitab, siis võite proovida. Aga tähtis on see, et proovige kõigepealt ära paari hammustuse peal, ärge pange kõigile kohe ja vaadake, kas see tekitab teile ärritust juurde või leevendab ja siis saate edasi kasutada. Et kui öösel sügeleb, siis soovitus kindad kätte. Et kui muid kindad ei suuda kanda, siis apteekides on müügil need puuviljased kindad, sellised valged. Et lihtsalt, et ei läheks küüntega naha kallale öösel, siis kui te magate. Jälle see, et kas te suudate öö otsa nende kinnaste kalla, see on nagu teine asi. Lastele näiteks pannakse sokid kätte väikestele beebidele, et nad ei kratsiks ennast, et kui nad selle sokiga hõõruvad, siis sellel on vähem kahju kui see, kui küünega. Isegi kui küüned on teil väikseks lõigatud, siis sellega saab ka ikkagi väga hästi kratsida nahka. Eriti näiteks lastel või beebidel, sest neil on see küün nii õhukene ja ta on suhteliselt terav. Et küüned lühikeseks muidugi lõigata, kellel on väga pikad, et ei saaks sinna väga ligi. Et need oleks need, mis soovitused. Ja tsingi baasil asjad peaksid ka rahustama nahka ja võtkima sealt naha seest põletikku ära. Niisugused asjad, neid lastele kasutatakse tsingi baasil asju seal naha probleemide korral hästi palju. Et see oleks nagu nende putukahammustuste korral, et puhastada ja sügelust leevendada, mida vähem puutuda, seda parem. Mida rohkem ratsite katki, seda suurem tõenäosus on, et tekitate teisese kahjustuse ehk sinna võib tulla mädapõletik. Aga Eestis minu teada nii selliseid putukaid, mis ise viiksid kohe parasiidid sinna naha sisse. Meil ei ole CC-kärbseid, meil ei ole neid sääski selliseid, mis kohe otse viiksid. Et meil on sellised, mis viirused võivad viia, on puugid rohkem, aga mitte väga putukatel. Et kui kliima soojenemine muidugi tuleb, siis mine tea, mis meil siin veel muutuda võib. Nii, loodan, et see putukahammustuste kohta sai küsimustele vastuse. Kui on, olge head, küsige teised ka.
kui teid huvitab mingine osa sealt, et ma midagi rohkem selgitaks. Nii, siis järgmine osa siin Jaanikalt on kõik ära küsinud vist teiste eest ka. Päikesepõletus. Et päikesepõletusega nüüd on see, et tegelikult on ka Eestis meil päike suhteliselt intensiivne ja päikesekaitsekreemi tuleb kasutada vaatamata sellele, milline on teie nahal see jume. Ühesõnaga, milline aste on teil nahal. Kui te olete esimest tüüpi nahaga, see tähendab seda, et teil on nahk hästi hele ja kui te saate natukene päikest, te lähete kohe, saate põletuse. Nii et kui teil hakkab seal 10-20 minutiga väljas olles juba pärast nahk punetama, siis teil on niisugune esimest tüüpi nahk, mis vajab rohkem kaitset. Ja Eestis ma soovitan minimaalselt 30 faktor päikesekreemi, parem isegi 50. Et alla selle ei ole seda efekti. Et kui teil on hästi niisugune tugev jume, no siis võib seda 15-20 kasutada. Aga kui lähete kuskile reisile, siis seal te see 15-20-ga jääte jätta. Kui teil on teine tüüp, siis teil on nahk natukene jumekam ja päikesepõletuse jaoks on vaja natukene rohkem teil siis päikest saada. Tavaline selline normaalne päikese käes viibimine, mida me muidugi ei tee, sellepärast et kui meil on päikeseline ilm, siis me läheme ja kasutame terve päeva ära. Eks ole? Tegelikult oleks nii, et 10-20 minutit päikese käes, siis varjus ja pärast saab jälle päikest võtta. Et tänapäeval on meil see rannakultuur ka praegu selline, et kui lähed randa, siis sa näed võib-olla seal rannas ühte või kahte niisugust varju, nagu vihmavarju, kes on võtnud endale päikesevarju kaasa. Enamus inimesi on lageda päikese all, kuskile varju väga minna ei ole. Vette lähevad inimesed jahutama siis, kui nahk on juba üle kuumenenud, eks ole, siis see temperatuuride vahe on ka päris suur. Kaua seal vees ei ole väga, siis tulete välja, siis jälle kuumenete. Samas, kui te olete veekeskkonnas, nagu näiteks seisate seal kuskil mere ääres jalgupidi vees, siis sealt veel peegeldab päike veel eriti. Nii et te võite sealt päikesepõletuse saada kiiresti. Te ei näe seda päikesepõletust ennem, kui see hakkab toimima. Väga tihti on see, et te olete päev otsa rannas, et ei saa arugi, mõni koht hakkab natuke kipitama, vaatad, et nüüd aitab. Kui koju jõuate, läheb paar tundi mööda ja siis te olete üle keha nagu vähk. Et see protsess võtab aega, see kahjustus seal naha sees ja siis on nahk kõik valus ja niisugune hell. Päikesepõletusel ka pärast põletust tuleb nahka kreemitada. Selle jaoks on tänapäeval olemas need After Sun kõik vahendid, sest päikesepõletus ka tekitab nahas põletiku ja selle tõttu nahk kaotab ka tegelikult vedelikku. Et kreemitada tuleb isegi, kui valus on. Aga õhukene kiht ja võib-olla kasutada siis rohkem selliseid keeliaid vahendeid. Et mis ka rahustavad nahka, mis ka võtavad seda valu ära. Näiteks need Burn Shieldi keelid on päris head. Nii lastele kui täiskasvanutele. Need sobivad nii suure põletuse korral, tõesti, kui ma ei tea, seal lõkkes või kuuma pliidi vastu põletate, kui ka päikesepõletuste korral. Ja teda võib tihedamalt kasutada pealepanekuks, et iga natukese aja tagant, kui tunnete jälle toime ära läheb, võib panna. Ja mis on nendel hea, kui on hea vahend, siis see ei tohi tekitada naha peale rasvakihti. Mina olen üles kasvanud selle põlvkonnaga, kus meil oli kaks asja. Oli hapukoor ja siis oli niisugune lapikus pudelis, ma olen seda nüüd isegi näinud, see päiksekreem, niisugune piimes, niisugune valge. Aga seda päiksekreemi ei olnud nagu kuskilt võtta, see oli päris korralik defitsiit ka, eks ole, siis kui oli päikesepõletus, pandi hapukoor peale. Jah, alguses on hea jahe, aga mis on hapukoorel probleem, siis
hangub see hapukoor ära ja tekib sinna peale rasvakiht. Mida meil oma nahk peab tegema, kuidas ta soojust ära annab, kuidas ta ennast jahutab, on läbi poorida. Kui seal peal on rasvakiht, siis seda nahk ennast jahutada ei suuda. Ja see tähendab, et põletusele nagu leevendust ei ole. Teinekord see võib viia hoopis selleni, et see süveneb veelgi. Seetõttu palun mitte hapukoort kasutada. Jälle ei soovita igasuguseid munasid ja asju, et mis samamoodi koaguleeruvad seal naha peal ära ja tekitavad siukese kihi, et nahk ei saa hingata. Seda nimetatakse oklusiooniks. Et me kasutame seda ravis küll, nahahaiguste ravis, me tekitame oklusiooni ehk paneme toidukilja sisse inimese selle mõttega, et poorid läheks rohkem lahti ja ravim saaks südamale sisse minna. Aga kui ma tekitan selle oklusiooni hapukoore ja sihukeste rasvaste asjadega ja mul on nahk põlenud, siis nahk ei saa hingata, ei saa ennast jahutada ja võime tekitada sinna põletusastmeid juurde. Et kui ennem ville ei olnud, siis nüüd need villid tekivad ja võib minna ka väga sügavale, tekkida 3. astme põletus, et pärast see võivad mõned kohad armiga lausa paraneda. Enamus nahakahjustusi asub naha pindmises kihis. See tähendab, ei teki arme, kui naha eest ilusti hoolitseda. Kui tekivad juba armid, siis on üks kahest. Kas see kahjustus on väga sügav, mis läheb läbi 2. ja 3. kihi või on tekitatud kahjustust juurde ja soodustatud seda, et see pindmine kahjustus, mis ei peaks nii hull olema, läheb väga sügavaks. Siis päikesega on veel üks asi, võib-olla mida inimesed ei tea. Näiteks minul endal on perekonnas see olemas, on selline asi nagu, kuidas on tundlikkus päikese peale või päikeseallergia. Kus inimene, kui on päikese käes, siis tal tekivad siukesed punased, sügelevad, turselised punnid sinna, kuhu päike on peale paistnud. Enamasti on need käsivarred, eks ole, näo peal on harva, aga käsivarred ja jalad. Ja need punnid siis sügelevad, on siukesed suhteliselt valulikud. Mõnel võivad nad olla ilma valuta ka. Ja nad kaovad ise tegelikult mõne päevaga ära, aga teinekord tuleb neid ka ravimitega natukene aidata. Et kui peale päikese käes olekut sinna, kus päike peale paistis, tekivad siuksed lööbeelemendid, siis võib olla sellega, et nahk on tundlik siis päikese peale. Ja seal on erinevad asjad, mis mängivad vormi. Üks on muidugi see naha osa. Teine on see, et võib-olla ravimid, mida inimene tarvitab, ei sobi päikesega. Näiteks üks ravim, mis võib tekitada turset, sügavat põletiku ville, millega ei tohiks päikese kätte minna, on fastumkeel. See, mida me paneme. Sellega on meil päris palju patsiente siin teatud aegadel, kui see fastumkeel välja tuli. Nüüd on tal minust juhendis ka kirjas, et hoiduda päikese eest. Eks ole, et sellega ei tohi nii, et panen peale ja siis lähen päikese kätte. Te saate sealt sellise reaktsiooni, et võib-olla te ravite ennast siis mitu nädalat ja kogu suvi on nagu rikutud. Ja tegelikult on ka teatud tabletid, teatud ravikreemid, millega siis peab kohe hoiatama, et palun otsese päikese kätte mitte minna. Et siis tuleb vaadata, et neid kreeme näiteks kasutada õhtuti, mitte hommikuti. Et seda peab nagu muidugi teile, see, kes seda ravimit teile soovitab või määrab, see arst peab seda selgitama. Et neid ravimeid on veel ja on ka sellised taimemahlad, millega tekivad päikesereaktsioonist tekivad põletikud. Üks on see karuputk, seda vist teavad kõik. Eks ole, karuputkel, kui mahl läheb naha peale, siis iseenesest ei juhtu midagi. Aga kui nüüd päike paistab ka peale, siis tekivad sellised
kus mahl on pritsinud, sinna tekivad siuksed vililine põletus. Nagu keegi oleks siukse piitsa või siukse kuuma traadiga nagu inimest peksnud sinna, kus mahl on jooksnud, sinna on päike peale läinud ja teatud taimed ja põõsad on veel koduaias ka, mis võivad seda tekitada. Et sellega satub meile ka haiglasse iga aasta mõni inimene. Vabandust. Et need on nagu see päikesepõletuse koha pealt, et mis seal teha ongi, varjus olla, riietega katta, mitte olla liiga pikalt järjest päikese käes, et lasta vahepeal riided selga, et ei tekiks seda põletust sinna, et meil ei ole ju nahk Eestis ikkagi harjunud selle kuuma suvega ja kui on siis sellised ilusad ilmad, siis inimesed loomulikult tahavad võtta sellest viimast, aga see tihtipeale lõpeb sellega, et tekib probleeme. Teine asi, päikese kahjustusega. Loomulikult, kui ma olen noor, ma ei pööra sellele tähelepanu, sest selle põletuse saab ju ära ravida, eks ole, nahka saab niimoodi pruunistada seal päikesega, eks ole. Ja arvan, et sellega on asi lõppenud. Kahjuks me näeme praegu aastatel inimestel, kellel on 60-70 väga tugevaid päikesekahjustusi, mis nüüd on nähtaval, alates juba sealt 50. eluaastast tekivad need, kus inimesed tulevad arsti juurde ja küsivad arsti käest, et miks mul on siukesed pruunid laigud naha peal, nagu mul oleks maksahaigus või kas mul on mingi seenhaigus, et miks mul on siuksed imelikud pruunid laigud, miks mul üks näopool on teistsugune kui teine näopool, see nahk, ja nii edasi. Et miks mul see lahk nii noorena juba kipub niimoodi lotendama, rohkem on ta kortsuline kui minu eakaaslastel, siis väga tihti on seal taga see, et on päikesekahjustust saadud liiga palju. Ja ja sinna juurde tulevad siis ohud ka nendele nahavähi teketele, et praegu on neid inimesi päris palju. Kuna on leitud erinevad ravimeetodid, kuidas saab nende olukorda leevendada, siis lihtsalt me näeme neid inimesi rohkem. Neid oli kindlasti ka varem, aga varem, kuna sellele tähelepanu ei pööratud, mingit ravi sellele ei olnud, siis nagu ei pannud seda nii tähele. Praegu on, võin öelda, nahakliinikus ka suurenenud juba siin paari aastaga, kui need uued meetodid on tulnud, suurenenud patsientide arv, tahetakse suurendada nende patsienti vastuvõtte, neid raviprotseduuride tegemisi. Ja järjest rohkem läheb sinna personali vaja, järjest rohkem aparatuuri ja värke. Nii et tänapäeval inimesed on rohkem teadlikud ja seetõttu need kahjustused on nagu meile rohkem näha ka, mis selle hilisemalt tekivad. Et need on sellest põlvkonnast, kus solaariumid oli kõva hint. Eks ole, mõni käis igapäevaselt seal solaariumis ja see 20-30 minutit või 40 minutit need protseduurid, eks ole, ja nüüd siis kahjuks maksavad lõivud siis nende probleemide tõttu. Nii et ei tasu noorena väga palju päikesepõletusi saada. Et noorena teil mingit probleemi võib-olla sellega ei teki, aga hilisemas eas teil võivad tekkida päris tõsised nahakahjustused, mida siis kosmeetikaga juba varjata ja on päris keeruline. Nii. Ma loodan, et Jana sai oma küsimustele vastuse, et kui sa ei saanud, ole ja küsi. Kui sul on mikrofon, siis julgelt pane mikrofon sisse ja täpsusta oma küsimusi, kui sa tunned, et sa ei saanud. Nii, Ülle küsib akne kohta lõual peale habemajamist. Ja sellega ma soovitan nüüd pöörduda päris arsti juurde.
Kõik oleneb nüüd ka sellest, mis vahendid ta selle habeme ajamiseks kasutab. See tähendab, tema nahk ärritub nii kiiresti üle selle trauma tõttu, mis temal sinna saab. Kui ta kasutab masinat, siis on võib-olla vähem. Kui ta kasutab žiletti, siis on võib-olla ärritust natukene rohkem. On täitsa olemas selline kohe niisugune haigus nagu psükoos, mis võib tekkida peale habeme ajamist, võib tekkida ka mitte ainult need põletikulised punnid, vaid võivad tekkida ka mädapõletikud sinna näo peale. Et meestel on nahk rohkem mikroobidest haaratud, et nende mikrofloora on rikkam ja et neil on rohkem baktereid ja asju ja eriti siis siin lõuapiirkonnas meesterahvastel ka. Ja kui tal on nagu niisugune akne ka, siis see samane habeme ajamine ärritab teda selle akne nii ülesse. Kui on võimalik, mis võib seda natukene leevendada, on see, et ta piirab habet, mitte ei aja naha nii paljaks. Nagu teate, siis ka kui me oma töös meedikud, hooldajad ja õed peavad neid habemeid ajama või siis neid karvu ära ajama nii genitaalide piirkonnast, kui te kodus võib-olla raseerite oma jalgu, siis sinna samamoodi tekivad niisugused punnikesed väiksed. Nimetatakse seda dermatiidiks. Ja see on tegelikult sellest, et me ärritame nahka, siis me tegelikult natuke traumeerime nahka, siis on see, et seal selle koha peal hakkavad vohama ka natuke mikroorganismid. Et tekib siuke väike põletik ja enamasti, kui meil jalgade peale või sinna raseeritud koha peale tekib 1-2 väikest punnikest, teinekord isegi niisugune väike mädapeaga, siis me puhastame selle ära või peseme ära ja me ei pöördu sellega arsti juurde, sest ei ole vaja, ta kaob iseenesest ära. Nüüd, kui on niisugune tugevam ärritus, kui bakterid on rohkem, siis võivad kindlasti need punnid olla. Mis siin on see, et esimene asi, habemekarvad oleks ennem äraajamist vaja pehmeks teha. Tuleb siin nagu need meeste juuksurid, kes ajavad kabet. Mikrolaineahju panete näiteks käteräti, lasete soojaks. Teete sooja veega mingise riideeseme, panete ennem sinna habeme peale, hoiate seda seal peal, et teete need karmid karvad pehmemaks. Siis on ärritust vähem. Teine asi, peale habeme ajamist tuleb see nahk maha rahustada, siis on just külma vaja. Mitte sooja, vaid külma. Soojaga see ma soodustan nende bakterite ja seente vohamist. See on naha peal. Et siis rahustada, pluss sellele ka panna siis, kuidas on see odekolonn või põhimõtteliselt aftershave'i asja, mis on, tavaliselt on need niisugused ka keeliad, mis rahustavad seda nahka. Nüüd on jälle see, et kas ta saab neid kasutada, kuna tal on see nagu see akne, eks ole. Et akne on ju ka selline rasune nahk ja seal on tõesti suurem oht, et ta ärritab rohkem kui tavainimestel. Et karvad pehmeks soojaga. Kui võimalik, siis kui iga kord ikkagi tugev ärritus tekib, siis rohkem piirata habet, mitte täiesti naha pealt kratsida teda ära. Et jääb niisugune ilus väike udemekene niisugune, aga siis peab selle ilusaks ka tegema, nii et välja näeks ka ilus. Et ja osadel näiteks, kellel see psükoosi ohk on väga suur, seal on seotud see just nende bakteritega, on seotud ka sellega, et need karvad võivad kasvada nagu sinna naha sisse, nagu minna krussi. Et siis öeldakse nii, et ei tohigi habet päris ära ajada. Aga esimene ma prooviks kõigepealt enne habemajamist soojaga karvad pehmeks ja kohe, kui habe on ära aetud, siis see nahk maha rahustada. Ja desinfitseerida ja maha rahustada. Ma loodan, et sellest on abi.
nii, keegi vastas meie kividele, nii sapikivid, Max ja need olid need nahavärvuse muutused, mis võisid olla. Nii. Ahah. Et siin oli lihtsalt kliimamuutus, tõesti mujal riikides käies on see päikese intensiivsus ja seesamane õhuniiskus ja kõik see natukene kehvem. Ja siin tõesti tuleb lihtsalt üritada see enda higi on ka niisugune, läheb nagu happeliseks ja selliseks, see võib ka ärritada seda nahka. Et selle higi maha saamine kindlasti võib olla ja päikesekaitsekreem ka varjus olles peal. Kui ei talu kuumust, siis tuleb ka suvekuumadel ka varjus. Näiteks ma lähen õue, mul on näiteks kodu, kus mul on väljas veranda, eks ole, katusega. Ma ei lähegi päikse kätte, aga ikkagi päikesekaitsekreem peale. Kui teil on nahk selline, mis väga ei talu, siis pange päikesekaitsekreem peale. Pebanteen on siis naha rahustamiseks niisugune natukene põletikuvastane ka, aga pebanteen on ka see, et osad neist on hästi rasvased, nagu vaadake, et ei tekita seda oklusiooni. Nii, jalgadel ja see sügelus ja selline võib olla higistamisest, aga võivad ka olla sellised putukahammustused, mida te ei näe. Ma ei tea, kui paljud teist on kogenud seda, et kui te olete õhtul väljas, ilusad suveilmad ja nii edasi, siis sellised pisikesed mustad kärbsemoodi putukad ronivad jalgade peal, jube vastik ebameeldiv on ja siis sellised rohelised väiksed putukad. Ja nad kõnnivad selle jalgade peal, siis on nagu ebamugav, aga nad otseselt nagu teie arust ei hammusta seda, neid jalgu, eks ole. Te ei tunne seda, et nad hammustaks nagu sääske parm, et tahaks kohe maha lüüa. Tegelikult nad hammustavad ja silmaga neid hammustusi näha ei ole ja see võib pärast tekitada väga ärritavat sügelust, niisugune tunne nagu kogu aeg need sipelgad või kärbsed jooksevad seal ja jubedalt ajab kratsima. Ja väga tihti lapsed ja täiskasvanud on omal jalasääred ära, just sääre alumised osad ära kratsinud nende samade putukate pärast. Et seal on see, et tuleb panna ennem kui kratsima hakata, proovida jälle mingi rahustavat keeli ja niisugust aloe keeli või midagi, isegi sobib isegi seesama Burn Shield. Panete selle peale, see ka rahustab seda nahka, see, mis päikesega põletuse korral kasutatakse. Et need võivad olla. Siis teine asi, see oma higi, siis tegelikult ka kui te ajate jalgade pealt nagu raseerite karvu, siis see võib ka mitu päeva ärritada, kes soovivad. Nii. Osad on meil siit chatist ära kadunud, et nad ei saa sinna ligi. Huvitav, miks see kiri mul siin tuleb. Et neil ei ole enam. Lahkunud vestlusest, et hetkel neil tõepoolest ei ole ligipääsu siis ka failidele. Nad saavad need kohe, kui nad uuesti tagasi tulevad. Ahah, no selge. Ma seda ei vaatanud, et siin on päris palju nimesid, et nad said siin omale küsimustele vastuse ja ma saan aru, et keegi on tööl ja töö kõrvalt kuulab, siis alati muidugi ei saa telefoni hoida. Nii, küsimustele vist ma sain tiiru peale. Kas on, kes meil veel alles jäänud on, kas teil on küsimusi veel juurde mulle? Nüüd naha probleemide kohta. Et kas tahate midagi veel päikese kohta küsida või muude nahaprobleemide kohta? Et mida ma täna veel rõhutaks seda. Praegu on meil päris soojad ilmad. Eks ole, meil on mitu kuumalainet juba olnud ja ma sain aru, et tuleb neid veel paar tükki. Et
kui te lähete välja, ma tean, et eestlased ei ole harjunud sellega, aga suvel mütsid pähe. Kui te ei taha saada päikesekahjustust, siis mütsid võiksid olla sellised, nad võivad olla õhulised, nad võivad olla pool läbipaistvad, nagu need õlgedest on, aga mis hästi palju näost nagu ära varjaks ja et näo peale neid päikesekahjustusi ei tekiks, on ikkagi see, et kui mütsil on lai äär. Nina tuleb kaitsta, põskasid tuleb kaitsta, et näo peal on paarikümne aasta pärast näha need kahjustused, mis on tekkinud. Ja mis suvel veel ära põleb, on tegelikult kukal. Et mütsi panete pähe, aga seda tagumist osa tavaliselt särkidel on ikka siukesed dekolteed ees, eks ole, ja tihtipeale taga ka. Et siis siukese laiema äärega mütsid aitavad siis seal ka põletust ära hoida. Sest pärast on väga ebameeldiv olla, et kui seal on õlad põlenud, panete särgi selga, ei ole väga hullu. Aga kui tal on tagant kukal põlenud, siis sinna nagu peate salli kaela panema. Kuumaga on see päris ebameeldiv. Et mitte päikest sinna saada. Et juua tuleb mitte ainult tavalist vett, vaid kindlasti mineraalvett. Tänapäeval on apteekides, isegi toidupoodides olemas sellised lahustuvad tabletid, mida vee sisse panna, kus on olemas nii C-vitamiin, magneesium, mineraalained, et panete lihtsalt vette, lahustate ära ja joomiseks seda ka. Ja vaadake, et ka lastel oleks, et praegu hästi palju üritusi on, kogu aeg peab olema veepudel kaasas. Te peate jooma, et kui te ei joo, siis tagajärjed ei ole mitte ainult sellele, et teil paha hakkab ja saate seal päikesepiste ja kuumakurnatuse ja võib-olla kruumarabanduse, aga mõju on ka teie organismile, mitte ainult nahale, vaid teistele organitele. Et näiteks eakatel on väga suur oht neerupuudulikkusele ja tihtipeale on see seotud sellega, et nad ei tarbi piisavalt vedelikku. Kuna kui jood palju vedelikku, siis tuleb tihti pissil käia. Ja kui sellega on probleeme, näiteks liikumisega ja sellega, siis üritatakse hoida sellega, et ma parem ei joo, siis ma ei pisi. Et see on ka ja pärast on neil tervisekahjustused sellised, mida ümber pöörata ei ole võimalik. Nii, Ülle küsis meil, tekkis siia küsimus. Otsa ette igipunnid. Näokreemi tasub kasutada, aga proovige vaadata, et see ei oleks rasvabaasil tehtud, vaid oleks veebaasil. Veebaasil kreemid lasevad nahal paremini hingata. Ma tean, see on hästi ebameeldiv, et väga paljud näiteks ei taha ka talvel sellepärast mütsi kanda, kuna siis hakkab otsaesini higistama. Ja tõesti tekivad sinna väikesed igipunnid, need sügelevad hirmsasti, need lähevad punetama. Et seal on see, et kui on võimalik, siis üks asi, mis seda natuke aitab ära hoida, kui teil on näiteks füüsiline töö, tõesti te higistate nii palju töö pärast, peapael ehk see higipael. Nii kui vanasti oli, eks ole, see oli moeasi, oli lausa see sportides ja niimoodi see peapael panna. Aga tänapäeval on kõik need igasugused need need sallid, mida saab ka nagu soonikud sellised, et panna see ette. Mina näiteks olen ise kasutanud täiesti seda, higi hakkab tilkuma ja läheb silma lausa. Olen kasutanud seda pisioperatsioone tehes, et kuna mul on need steriilsed riided seljas, steriilsed kindlad käes, ega ma ennast puutuda ei saa, eks ole. Ja ma ei saa silmast ära pühkida ka omal higi, aga kui ma pean arsti assisteerima, siis ma ei saa higistada sinna laua peale, eks ole. Ma ei saa higistada patsiendi peale ja ma pean ikka silmadest nägema. Siis niisugune peapael, niikuinii müts on ka veel peas, et mis higi ära korjab, et see näo peale ei jookse. Aga jälle, nii kui vähegi võimalik on, higi ära pühkida
ja kui see higistamisperiood on läbi, mitte ainult ära pühkida, vaid võimalusel nagu veega ära ja kuivaks ka. Kui on higistamise periood läbi, siis kindlasti mingit rahustavat kreemi sinna peale. Alguses tõesti, kui te teate, et ma lähen higistama, siis ei ole mõtet seda panna, aga pärast seda kindlasti. Ja kui need higipunnid on juba välja kujunenud, siis ka mitte lihtsalt tavalist kreemi, vaid sinna juba arstiga konsulteerida, siis juba läheks ka niisugune põletiku ilmingute nagu raviks. Samamoodi nagu see, et kui teil kaenlaalustes on juba niisugune punetus ja leevendus, kipitus, lõhed ja asjad tekkinud, siis seal ei piisa ainult nüüd kuivana hoidmiseks, vaid seal on vaja esialgu põletik maha saada. On ikkagi vaja ravikreemi ja edasi saab juba niisuguse puhtuse, kuivuse ja tavalise kreemitamisega hakkama. Et tuleb katsetada, mis teile sobib. Eks ole, ja näokreemidest ka, et mis hakkab veel lisaks otsa esimesele inimestele hästi higistama, on need nina kõrvalt, nagu tiibade kõrvalt, need vahed. Eks ole, ja tihtipeale, kes prille kannavad, siis hakkavad ka kõrvatakused nagu. Et aga higipunnid võivad tekkida lisaks otsa ette ka siia just selle nina sõrmete kõrvale, sellesse prakku siia. Et samamoodi nii kui võimalik higi ära puhastada sealt, ära kuivatada, et oleks kuiv ka. Ja siis kui on juba põletikulised muidugi need lööbed tekkinud, siis ravikreem ja hiljem siis niisugune niisutav kreem. Nii, kas on veel kellelgi küsimusi? Et kes tahab võib-olla mikrofoniga veel midagi küsida? Et kui te olete kodus, siis need higipunnidele, mina olen saanud sellest leevendust, et kui tõesti ma tean, et mul tuleb selline asi, et ruum on palav, ma ei saa ennast liigutada, nüüd nagu see COVID aeg oli, eks ole, kui sa pead need riietused selga panema. Praegu on need suht lõdvemaks läinud need riided, et ei ole vaja enam nii, aga nägu ikkagi nagu katsuda ei saa, eks ole, kui teil mask ees on. Et siis niisugune peapael, et niisugune, mis sobib sinna mütsi alla ilusti, et ega müts ise ju higi meil kinni ei hoia. Et see on niisugune leevendus ja seda saab alati ka see, et kui te olete väljas, selle saate näiteks niiskeks teha, sellega saab ka jahutada ennast, et liigne vedelik välja ja saate just niisugune niiske lappi ümber pea panna, et siis natuke jahutab ka. Aga jah, ennem nagu suurt higistamist näokreemiga see voolab kõik teil maa. Ega seal ei ole jah, ja siis on veel see haudumise koht ka seal. Nii, tahab keegi veel midagi küsida? Aga mina küsiks ka. Ja. Et mida arvata nahahooldusest teepõõlist, mida on tegelikult eks ole päris palju soovitatud? See on niisugune kahe otsaga asi. Et kuna ma ei ole nagu see ravimfirma esindaja, siis ma nagu ei saa rääkida väga selle osast. Ütleme nii, et meie nahakliinikus seda ravimite nagu osas ei kasuta. Et kui inimesed teevad seda isiklikult kodus, siis nad kasutavad, sellega tuleb ka natuke ettevaatlik olla. Teepuõli, seal on need eeterlikud õlid ja asjad sees, et ei tekiks nahaärritust. Ma tean, et osad kasutavad näiteks ka nende punnide peale, sääsepunnide peale ja sinna. Kui see leevendub, ei tekita ärritust, ei aja asja hullemaks, siis loomulikult võib kasutada. Aga haiglas kuna ma töötan nahakliinikus, siis seal on see, et enamustel inimestel on nii õrn nahk, et nad ei kannata praktiliselt mitte midagi.
ja seetõttu me niisuguse eeterlikke õlisid väldime selliseid mikstuure ja tinktuure ja asju, kus siis on kah sisse pandud neid eeterlikke õlisid, väldime kreeme ja pesemisvahendeid, kus on lisaained, värvained, lõhnaained ja niisugused asjad sees. Et kui on nahk tundlik, siis need ei ole head, need ainult ärritavad nahka. Kasutame näiteks, üritame vältida sellist asja nagu jood. Et jood oli vanasti igas teises kolmandas kreemis, mis vähegi oli seotud põletikega, ka tänapäeval on, aga on meil väga palju inimesi, ärritused on joodi vastu. Nii et me oleme oma ravimitest väga paljud sellised asjad välja arvanud. Et kuna meil on ülitundlikud need inimesed, kes meil seal on, et teinekord on nii, et meil on ravimivalik mingi 5-6 ravimi vahel ja hea on, kui talle ükski nendest sobib. Et me peame teinekord tegema veel tööd selle kallal, et leida veel talle mingi ekstra ravim või mingi teistmoodi, kuidas me saaksime seda ravi teha. Et see pole üldse nii lihtne, et kõik inimesed on natuke erinevad, aga samas, kui nad nahakliinikusse satuvad, siis nad on enamasti niisuguse tundliku nahaga. Üldiselt soovitan kõikide asjadega nii. Kui te ka tahate mingit uut kreemi endale asja osta, ja te ei ole kindel, kas teie nahk seda talub, siis esimese korraga ärge tõmmake üle keha. Kui te tahate näiteks kehakreemi, mis sobib nii näole, kätele, jalgadele ja nii edasi, siis kõigepealt esimene asi, valige ühe käe peal üks koht, kuhu te teda kannate ja proovige jälgida, mis seal toimub. Kui mitte midagi ei ole, te tunnete, et kõik on hästi, see sobib teile, siis hakkate seda kasutama. Et ka haiglasse tulles tihtipeale me patsientidega teeme nii, et nüüd millise niisutava kreemi või niisuguse rahustava kreemi, baaskreemi me kasutusele võtame. Et meil on neid hästi erinevaid sorte, eks ole, aga inimesed tihtipeale, üks on tehtud siis ütleme niimoodi, et seal mingi rasva baasil, teine on tehtud mingis vee baasil ja nii edasi, kõik oleneb, seal on üks on vedelam, teine on rasvasem ja nii edasi, siis me tihtipeale peame tegema neile ka sellise asja, et nii, täna proovime. Ühe käe peale panete selle kreemi, teisele panete selle kreemi. Nii, ja teie nüüd jälgite ja homme ütlete meile, et kas teil tekkis mingised või kui tekib mingised kaebused kiiresti, siis tulete ja ütlete meile, et kas hakkas kihelema, kas tekkisid mingised punnid, kas tundsite, et nahk ei saa hingata ja kisub ja nii edasi ja nii edasi. Et te peate proovima, see on tihtipeale niisugune katse-eksitusmeetod. Aga kui nad haiglasse ei tule, siis nad ei saa ka seda valikut enda jaoks teha, eks ole. Et kui on tõsise nahaprobleemiga, millega kodus hakkama ei saa, siis tuleb ikka arsti juurde pöörduda ja kui arst leiab, et tuleb haiglasse minna, siis teinekord tuleb ka minna selle jaoks, et leida sellele inimesele midagi sobivat, mida ta ei ole ise veel leidnud, sest ta ütleb, et talle mitte midagi ei sobi. Et selles mõttes tuleb arvestada kõikide asjadega. Kui te midagi ostate ja keegi ütleb, see on väga hea, siis te peate enne ise ära kontrollima, kas see on teie jaoks hea või ei ole. Nii, veel küsimusi? Ma vaatan, et meid jääb küll järjest vähemaks, aga ma siis kasutan... Need, kes saavad vastuse kätte, juba jooksevad ära. Aga meil saab aeg ka kohe läbi. Jaa. Et meil ei olegi siin 5-6 minutit aega. Et viimased küsimused veel. Et need, kes meil siin jäänud on, et äkki te tahate midagi küsida. Kuna siin on nüüd neid inimesi nii väheks jäänud, siis saab ju isiklikud küsimused ka juba esitada, et ei ole teised kuulamas, et kui on tõesti probleeme. Meil hetkel on muidugi ka lindistamine peal, et võib-olla see natukene takistab. Ja kui keegi tahab, me saame siis seda, et te ütlete, et teil on personaalne küsimus ja kui me lindistuse lõpetame, siis te saate selle ära küsida.
ja kui te leiate, et sellist vestlusringi ja teil tekib neid küsimusi juurde, siis saab mõni teinekord ka küsida. Et ma loodan, et enamus said oma küsimustele vastused, vähemalt need, kes julgesid küsida, need said. Ja päikese kohta natukene rohkem ma saatsin teile infot seal failis ja siis see samane, mis ma rääkisin, niisugune kokkuvõte nahast natukene pikemalt lahti seletatumalt on siis ka selles teises failis kirjas. Ja kui keegi, ma igaks juhuks lisan ka selle info, et kui keegi vaatab seda vestlusringit pärast tagantjärgi ja tahab samuti neid faile saada, siis kirjutage kiri vestlusring@kliinikum.ee. Aga paistab, et rohkem vist küsimusi ei ole, et me ei hakka inimestele kinni hoidma neid. Just, ma siis lõpetan ka salvestamise ära, et tundub, et tänaseks siis on küsimused küsitud.